Tihti mõtleme, et aja möödumine toob muutusi meie ellu, muutes elu paremaks või halvemaks. Ütleme endale, et aeg parandab haavad või anna sellele aega. Kuid aeg iseenesest on lihtsalt neutraalne raam, mis tiksub edasi sõltumata meie tegemistest või tegemata jätmistest. Küsimus ei ole mitte selles, kui palju sul aega on, vaid kuidas sa seda aega kasutad. Mõtle korraks. Kõik inimesed saavad iga päev 24 tundi. See on ainus ressurss, mis on kõigile võrdne, hoolimata rahast, positsioonist või annetest. Kuid miks tundub, et mõned inimesed saavutavad palju, samas kui teised seisavad paigal? Vastus peitub selles, kuidas nad oma aega kasutavad. Passiivselt kulutatud aeg on nagu vesi, mis imbub läbi sõela, märkamatult ja ilma suurema mõjuta. See on aeg, mille veedad sotsiaalmeedias lõputult kerides, muretsedes asjade pärast, mida sa ei saa muuta või viivitades otsustega, mis viivad edasi. Aktiivne aeg vastupidi on teadlikult kasutatud aeg. See on hetk, mil sa otsustad õppida midagi uut, töötada oma unistuste nimel või lihtsalt nautida hetke teadlikult ja tänulikult. Sageli usutakse, et elu muutmiseks on vaja suurt murrangut või mingit erakordset võimalust. Tegelikult kujundavad elu hoopis igapäevased väikesed otsused. Kas loed enne magama minekut raamatut või sirvid telefoni ekraani? Kas alustad päeva kiirustades või pühendad 5 minutit vaiksele planeerimisele? Iga selline valik kasvatab harjumusi, mis lõpuks määravad, kuhu su elu liigub. Paljud loodavad, et kui nad lihtsalt ootavad piisavalt kaua, siis asjad muutuvad iseenesest. Kuid tegelikkuses toob ootamine harva kaasa soovitud tulemusi. Näiteks võib keegi loota, et ajapikku tuleb inspiratsioon või motivatsioon midagi teha, kuid tegelikult tekib edasiminek vaid siis, kui sa astud esimese sammu. Kas mäletad korda, kui alustasid midagi väikest? Olgu see trenn, uue oskuse õppimine või mõne ebameeldiva kohustuse täitmine ja tundsid hiljem rahulolu. Need sammud olid need, mis aja tähendusrikkaks muutsid. Et aeg töötaks sinu kasuks, on oluline omada selgeid prioriteete. Kui sa ei juhi oma aega, siis hakkab aeg juhtima sind. Hea viis kontrolli haaramiseks on luua rutiinid ja eesmärgid. Päeva lõpus küsi endalt. Kas ma kasutasin täna aega nii, et see viiks mind lähemale sellele elule, mida ma soovin? On lihtne öelda, et homme alustan. Homme hakkan tervislikumalt sööma, lugema või rohkem lähedastega aega veetma. Kuid tõde on see, et elu ei muuda homme. Elu muutub just täna, selles hetkes tehtud valikute kaudu. Aeg ei tee tööd sinu eest, kuid kui sa kasutad seda teadlikult, on sellel jõud muuta kõike. Aitäh ja peatse kuulmiseni!